Neile, kes ei tea, on olemas üks salapärane koht, millest on iidsetes lugudes juba ammu räägitud. Väidetavalt on see paradiis, mis asub maailma kõige põhjapoolsemas otsas. Kohas, kus tänapäeval näeb vaid jääd ja äärmuslikku külma. Selle nimi on Hyperborea ja mõnede vanade uskumuste kohaselt ei ole see lihtsalt tavaline maa-ala. On neid, kes väidavad, et siin kunagi elanud inimesed olid seotud inimkonna ajaloo kõige esimese arenenud tsivilisatsiooniga. Aga mis täpselt on Hyperborea? Kes olid need, keda nimetatakse hüperborealasteks ja kui nad tõesti eksisteerisid, siis miks nad äkitselt kadusid? Seda hakkamegi uurima. Aga enne kui jätkame, palun pane sellele videole like. See tähendab meiesugustele sisuloojatele väga palju. Suur tänu teile! Aga mis siis, kui see Arktika, mida me täna teame, ei ole tegelikult alati jäätunud olnud? Aga mis siis, kui nende paksude jääkihtide all, mis seda praegu katavad, oli kunagi arenenud tsivilisatsioon? Kas sa usuksid seda? Tsivilisatsioon, mis oli nii arenenud, et isegi vanad kreeklased kirjeldasid seda kui paradiisi maailma äärel ja seda kutsusid nad Hyperboreaks. Nende lugude järgi oli see lõputu valguse maa, koht, kus peaaegu ei esine rasket talve, pole sõdu ega haigusi ja inimesed seal elavad rahulikult ja pikaealiselt. Paljud inimeste jaoks tänapäeval tundub see lihtsalt fantaasiana, nagu oleks see lihtsalt kreeklaste välja mõeldud legend. Ja väga pikka aega arvas enamik inimesi just nii. See olevat lihtsalt liialdatud lugu muistsetelt inimestelt, kellele meeldis rääkida lugusid jumalatest ja müstilistest paikadest. Aga siin on üks probleem. Mida sügavamale tänapäeva teadus maa mineviku uurimisse läheb, seda rohkem hakkab ilmnema uusi asju. Mõned geoloogilised uuringud on avastanud, et muistsetel aegadel oli Arktikas kliima mõnikord isegi soojem kui praegu. Mõnel niinimetatud holotseeni soojaperioodi ajal ei olnud põhjapoolus väidetavalt täielikult jääga kaetud. Seal oli alasid, mis olid rohelised, seal olid metsad ja võimalik, et oli ka piirkondi, kus inimesed said elada. See muudab Hyperborea loo järsku palju huvitavamaks. Aga mis siis, kui see legend ei ole lihtsalt kellegi kujutlusvõime vili? Aga mis siis, kui see on hoopis väga vana mälestus tõelisest maailmast, mis on ajaloost kadunud? Kui Egiptusel ja Sumeril on lood kadunud arenenud tsivilisatsioonidest nagu Atlantis, kas on võimalik, et ka kreeklastel on sellest oma versioon? Ja siin muutub kõik veelgi kummalisemaks, sest mõnede vanade Hyperboread käsitlevate kirjutiste ja uurimuste järgi polnud seal väidetavalt ainult kaunid maastikud. Ka seal elavad olendid olid teistsugused. Nad olid pikad, särava välimusega ja nende eluiga oli väidetavalt pikem kui tavalisel inimesel. On isegi mõned lood, mis väidavad, et neil oli teadmisi ja tehnoloogiat, mis tundusid muistsele maailmale peaaegu kättesaamatud. Nad ei elanud lihtsalt ellujäämise nimel. Selle asemel elasid nad väidetavalt kooskõlas taeva, tähtede ja universumi seadustega. Nagu tsivilisatsioon, mis oli väga arenenud ja samal ajal väga ühendatud loodusega. Aga kui need inimesed tõesti eksisteerisid, miks pole neist praegu enam jälgegi? Kreeklaste jaoks polnud Hyperborea lihtsalt muinasjutt. Nad uskusid, et see oli päris koht. Selle nimi ise tähendab boreaasest kaugemal, viidates boreaasele külma põhjatuule jumalale. Hyperborea tähendas väidetavalt kohta, mis asub veelgi kaugemal põhjas, väljaspool piirkonda, kuhu ulatuvad karmid talvetuuled. Aga nende lugudes kordub veel üks detail. Hyperboreas peaaegu ei loojuvat päike kunagi. Ja seetõttu kirjeldasid mõned vanad Kreeka poeetid, nagu Pindaros, seda paika kui paradiisi, kus ööd justkui ei eksisteeri. Vanal ajal oli seda peaaegu võimatu uskuda. Aga nüüd teame, et sellel on olemas teaduslik seletus. Aladel, mis asuvad põhjapolaarjoonest põhjapool, on tõesti kuid, mil päike peaaegu ei looju. Vana-Kreeka inimesed, kes elasid Vahemere ääres, pidasid sellist nähtust kindlasti maagiliseks. Ja nende jaoks oli see märk, et kaugel põhjas on tõeline tsivilisatsioon olemas. Ühiskond, mis justkui elab maa ja peaaegu taevasarnase maailma vahel. Kuid selle kõige juures oli Hyperborea kohta üks suur probleem. Peaaegu keegi ei pääsenud sinna. Mõnede iidsete lugude järgi näib, et miski takistab kõiki, kes üritavad seda kohta leida. Mõnikord on see äärmiselt ohtlik mäestik, mis takistab rändureid. Mõnikord takistavad neid väga tugevad tormid ja mida aeg edasi, seda rohkem mattub see koht saladustesse.
Filosoof Friedrich Nietzsche kirjutas kunagi midagi selle kohta. Nietzsche sõnul ei leia sa teed hüperboreaalaste juurde ei mere ega maa kaudu. Esmapilgul tundub see lihtsalt poeetilise reana, kuid mõne ajaloolase jaoks on sellel ütlusel sügavam tähendus. Sest mida rohkem vanu ülestähendusi põhja poole reisimise kohta ilmub, seda sagedamini selgub ka, et on olnud inimesi, kes on püüdnud jõuda hüperboreasse. Aga alati on keegi või miski neid takistanud enne, kui nad kohale jõuavad. Ja mis veelgi üllatavam, on olemas mõned tunnistused, mis väidavad, et vähesed on tõepoolest sinna jõudnud. Üks tuntumaid, kes sellest kirjutas, oli Theodoros Siculus. Tema sõnul asub kaugel põhjas üks väga suur saar. See olevat peaaegu sama suur kui Sitsiilia. Seal on viljakad maad, laiad tasandikud ja tohutud templid, mis ei tundu olevat tavalise inimese tehtud. Ta ütles ka, et sinna reisivad palverändurid, et austada Apollot, sest hüperboreaalaste jaoks oli Apollo kõige tähtsam jumal. Ja siin muutub kõik veelgi kummalisemaks. Kui hüperborea oleks lihtsalt legend, miks on selle kohta nii üksikasjalikud kirjeldused? Miks on olemas täpsed suunad, saare suurus, templid, rituaalid ja isegi palverännakud? Tavaliselt, kui mingi lugu on puhas fantaasia, siis sisaldab see enamasti ainult sümbolismi. Aga hüperborea puhul tundub, et kreeklased kirjeldasid päris kohta. Nagu nad teaksid, et kaugel põhjas on tõesti olemas mingi maa. Tegelik küsimus on ainult see, miks see on varjatud. Kuid hüperborea ei saanud kuulsaks ainult oma asukoha tõttu. Veelgi salapärasemad olid seal elanud inimesed. Vanaaja kirjutiste järgi olid hüperboreaalased ebatavalised. Nad olid pikad, heleda välimusega ja näisid olevat vananemisele immuunsed. Väidetavalt elasid nad täielikus kooskõlas loodusega. Ei olnud sõdu, raskeid haigusi ega peaaegu üldse kannatusi. Pindarose sõnul oli hüperborealaste elu täis laulmist, tantsimist ja ohverdamist. Kaasaegsel ajal tundub seda raske uskuda. Kuidas saab olla tsivilisatsioon, mis on nii rahulik ja õnnelik? Aga mõnede uurijate ja mütoloogia ekspertide sõnul on siin peidus sügavam sümboolika. Võimalik, et see lugu ei räägi ainult õnnelikest inimestest põhjas. Võimalik, et nad esindavad kõrgemat inimtüüpi. Inimesed, keda pole veel maailma korruptsioon ja allakäik puudutanud. Ja kui siin on kas või terake tõtt, siis tähendab see, et hüperborea pole lihtsalt legend. Võimalik, et see on ka inimtsivilisatsiooni unustatud algus. Ja siin muutub müsteerium veelgi sügavamaks. Kes siis ikkagi olid need hüperboreaalased? Miks kirjeldasid peaaegu kõik iidsed kirjanikud, kes neist rääkisid, neid ühtemoodi? Isegi Herodotos, üks Kreeka varasematest ajaloolastest, kirjutas neist. Tema sõnul olid hüperboreaalased säravrahvas, kes elasid põhjatuulest kaugemal, paigas, kus päike peaaegu kunagi ei looju. Samal ajal väitis Pindaros, et nad ei olnud tavalised surelikud. Nad ei jäänud kergesti haigeks ega vananenud kiiresti ja nende eluiga ulatus väidetavalt 100 aastate pikkuseks. Kogu nende elu keerles muusika, pidusöökide ja vaimsete rituaalide ümber. Nagu tsivilisatsioon, mis ei ela hirmus, vaid tasakaalus. Ka nende välimus oli väidetavalt erinev, pikad, heledanahalised ja justkui erilise elujõuga. On isegi lugusid, mis väidavad, et nad elasid peaaegu 1000 aastat. Ja siin tekib üks murettekitav küsimus. Mis siis, kui hüperboreaalased teadsid midagi elu pikendamisest, mida tänapäeva teadus alles nüüd uuesti uurib, kuid nende müsteerium ei lõpe sellega, sest Kreeka mütoloogia järgi ei imetlenud hüperboreaalasi mitte ainult inimesed, vaid ka jumalad ise. Üks tähtsamaid lugusid selle kohta on seotud Apolloniga, valguse, muusika ja ennustuse jumalaga. Legendide kohaselt külastas Apollon hüperboread iga 19 aasta tagant. Ja iga kord, kui ta sinna saabus, tundus, et Apollon muutus taas tugevamaks ja nooremaks. Toimusid suured pidustused, rituaalid ning öeldi, et just seal oli ta koos oma valitud rahvaga. Kuid kõige erilisem oli see, et hüperboreaalased ei kummardanud hirmust. Nad ei olnud nagu tavalised inimesed, kes põlvitasid jumalate ees, vaid kohtlesid jumalikke olendeid kui endaga võrdseid. Nende tsivilisatsioonil näis olevat eriline side muistse maailma jumalatega.
On ka lugusid, mis räägivad, et hüperboreaalased saatsid pühi ohvriande Delfisse ja legendi kohaselt viisid neid kas luiged või valitud neitsid, kes olid püha kingituse toojad. Aja jooksul kujunes siiski järk-järgult välja seos Hyperborea ja Kreeka religiooni keskme vahel. Nagu oleks see kauge maa Arktikas otseselt ühendatud Vana-Kreeka maailma vaimse südamega. Ja siin tekib üllatav küsimus. Kui Apollon on üks Kreeka tähtsamaid jumalaid, siis miks ta eelistab näiliselt naasta salapärasesse Põhjamaale, selle asemel, et jääda koos kreeklaste endiga? Miks tundub, et tal on eriline side hüperboreaalastega? Kas on võimalik, et see tsivilisatsioon on olulisem, kui me arvame? Ja mida rohkem ajaloolased uurivad erinevate kultuuride vanu legende, seda kummalisem muster ikka ja jälle ilmneb, sest Hyperborea lugu ei leidu ainult Kreekas. Erinevates iidsetes tsivilisatsioonides Euroopas ja Aasias leidub sarnaseid lugusid võimsast maast kaugel põhjas. India Veda tekstides mainitakse paika nimega Uttarakuru. See olevat põhjapoolne paradiis, kus elavad säravad ja erilised olendid. Norrade mütoloogias on juttu Asgardist ja Aesiri jumalatest, võimsatest olenditest, kes on samuti seotud maailma põhjapoolse osaga. Isegi muistse Pärsia puhul on olemas legend Eriana Paejast. See olevat nende esivanemate algne kodumaa, mis asub külmas põhjapoolses maal. Ja kui sa kõik need lood kokku paned, on üks detail, mis on peaaegu kõigil ühine. Alati leidub üks pikaajaliste ja justkui arenenumate olendite rass. Nad olevat kõrgema teadmise valvurid. Ja siin tulebki mängu murettekitav võimalus. Mis siis, kui need erinevad legendid on vaid killustatud mälestused ühest ja samast tsivilisatsioonist? Aga mis siis, kui see tsivilisatsioon oli Hyperborea? Mida sügavamale sellesse teemasse minna, seda kummalisemaks muutub Apolloni roll kogu loos. Kõik tollased Kreeka lapsed teadsid Apollonist. Valguse, muusika ja ettekuulutuse jumal ei viibinud väidetavalt kogu aasta Delfis. Igal talvel lahkus ta väidetavalt põhja poole Hyperboreasse. Ja legendide järgi sai ta seal oma jõu tagasi. Mõtle selle peale. Isegi Kreeka valguse jumal pidi väidetavalt ammutama jõudu ühest peidetud tsivilisatsioonist põhjatuulest kaugemal. See polnud tollaste kreeklaste jaoks lihtsalt tavaline muinasjutt. See oli osa nende usurituaalidest ja uskumustest. Ja seetõttu usuvad mõned ajaloolased, et on võimalik, et kreeklased teadsid tõepoolest võimsast kultusest või arenenud ühiskonnast kaugel põhjas. Aga see pole veel kõik. Theodoros Sikulose sõnul oli seal Apolloni tohutu tempel. See oli väidetavalt suurem kui ükski tempel Kreekas. Ta kirjutas selle oma raamatusse Bibliotheca Historica. Ja kõige kummalisem kõigist, tema kirjelduse järgi oli templi kujundus ümmargune. Ja see oli joondatud taeva liikumisega. Ja siin muutub kõik veelgi müstilisemaks, sest hiljem avastati erinevates maailma paikades struktuure, millel on sarnased disainipõhimõtted, näiteks Stonehenge Inglismaal ja isegi mõned Egiptuse päikesetemplid. Kõik need näivad olevat seotud päikese, tähtede ja taevakehade liikumisega. Aga kuidas see juhtus? Kuidas said tuhandete kilomeetrite kaugusel asuvad tsivilisatsioonid omada sarnaseid teadmisi? On mõned uurijad, kes usuvad, et see teadmine võib pärineda ühest allikast. Ja mõnede arvates võib see allikas olla Hyperborea. Valas Kreekas kartsid kreeklased tulevikku väga. Seetõttu konsulteerisid nad sageli oraaklitega. Nad uskusid, et oraaklitel on võime tulevikku näha. Kuid mõnede vanade lugude järgi oli see võim seotud Hyperborealaste teadmistega. Herodotos kirjutas isegi, et kuulus Dodona oraakel võis pärineda otse hüperboreaalaste mõjust. Ja siin muutub müsteerium veelgi põnevamaks. Sest Delfi oraakel, mis mõjutas tollal sõdu, poliitikat ja Kreeka laienemist, oli väidetavalt otseselt seotud Apolloni teekonnaga põhja poole. Kui Apollon väidetavalt igal talvel Hyperboreasse lahkus, nõrgenes ka Delfi püha leek. Ja kui ta kevadel tagasi tuli, tugevnes ka ennustusjõud. Kas see tsükkel vihjab millelegi, et kreeklaste endi võime tulevikku näha on seotud hüperboreaalastega? Ja kui see ühendus kaob, vaikivad ka jumalad. Nii et nüüd veelgi enam.
Kas hüperboreaalased on lihtsalt müütilised põhjamaalased või olla tõesti mõne klassikalise Kreeka kõige olulisema uskumuse varjatud allikaks? Kuid hüperboreaga ei seostata ainult religiooni ja mütoloogiat. Mõnede iidsete lugude ja kaasaegsete teooriate kohaselt oli neil ka tehnoloogia, mille olemasolu tundub peaaegu uskumatu. Mõnede vanade tekstide järgi ei olnud hüperborea lihtsalt külmunud paik. See oli väidetavalt särav ja arenenud kuningriik, mis kasutas kristalle energiaallikana. On lugusid hiiglaslikest kvartstornidest, mis justkui kiirgavad harmoonilisi sagedusi. Ja mõnede teooriate kohaselt kasutasid hüperboreaalased maa looduslikke energiavälju. Need kristallstruktuurid ei olnud lihtsalt kaunistuseks. Mõned usuvad, et nad mõistsid piesoelektrilise tehnoloogia kontseptsiooni. See tähendab kristallidele surve avaldamist, et toota energiat. See kõlab nagu ulme, aga tänapäevani kasutatakse piesoelektrilist efekti tõepoolest kaasaegses tehnoloogias. Seetõttu arvavad mõned, et osa sellest iidsest teadmisest võis tõesti kunagi olemas olla. Mõtle selle peale. Linnaad, kus valgusallikana ei kasutatud tuld, vaid vibratsiooni ja energiaresonantsi. On isegi lugusid, mis räägivad, et nad kasutasid heli ja kristallharmooniaid tervendamiseks. Väidetavalt häälestasid nad inimese keha nagu muusikariista ja legendide kohaselt ei olnud nende ravimeetoditel peaaegu üldse kõrvaltoimeid. Aga siiani pole ikka veel tugevaid tõendeid, mis kinnitaksid, et selline tehnoloogia tõepoolest eksisteeris. Ja siin muutub arutelu ajaloo, teaduse ja mütoloogia vahel veelgi keerulisemaks. Sest isegi tänapäeval on Arktika endiselt müstiline. On olemas satelliidimõõtmised, mis väidetavalt näitavad mõnes selle piirkonnas kummalisi magnetilisi kõrvalekaldeid. On kohti, kus kompass pöörleb ebanormaalselt. Ja on ka piirkondi, kus elektromagnetiline aktiivsus on tavapärasest palju tugevam. Peavooluteadlaste sõnul võib see olla tingitud pooluste nihkumisest ja looduslikust geoloogilisest aktiivsusest. Aga mõnede sõltumatute uurijate arvates on veel teisi võimalusi. Aga mis siis, kui jää all on endiselt peidus iidse hüperborea tehnoloogia jälgi, hoolimata kõigest sellest? Ja mida sügavamaks muutuvad teooriad hüperborea kohta, seda võimatumaks muutuvad lood selle kohta. On olemas isegi vanu legende niinimetatud põhjamasinatest. Väidetavalt olid need iidsed süsteemid, mis suutsid kontrollida kliimat ja tasakaalustada maa magnetvälja. Tänapäeval nimetatakse neid lihtsalt anomaaliateks. Need on kummalised nähtused, mida teadus ei suuda kohe seletada. Aga mis siis, kui need anomaaliad on tegelikult tehnoloogia viimased jäljed? See on nagu vaikne kaja tsivilisatsioonist, mis on juba ammu kadunud. Mõned maadeavastajad ja teadlased olid üllatunud, kui nägid Arktikas kummalisi virmalisi, kuigi päikese aktiivsus ei oleks pidanud neid põhjustama. Nagu miski vastaks jää alt. Ja siin muutubki müsteerium veelgi pinevamaks. Kui hüperborea on tõesti ühendatud maa magnetvõrguga, on võimalik, et need kummalised näidud Arktikas ei ole lihtsalt tavaline nähtus. Aga mis siis, kui see on osa iidsest energiavõrgustikust, mis on juba ammu jää alla mattunud? Ja kui see on tõsi, siis võib-olla ei ole külmunud põhjaosa tegelikult surnud. Võib-olla on selle all ikka veel uinuv süsteem, mis ootab taas avastamist. Aga hüperborea muutus veelgi kummalisemaks, kui mõned teadlased märkasid selle sarnasust teise kadunud tsivilisatsiooniga, Atlantisega. Väidetavalt olid mõlemal arenenud linnad, mis olid joondatud energiavõrgustikuga. Mõlemad olid samuti ühendatud kristallide ja magnetenergiaga. Platoni kirjutistes Atlantise kohta mainis ta maa seest tulevat tuld. See olevat teatud tüüpi energia, mis voolab läbi kristalliliste struktuuride. Ja mõnede vanade lugude järgi hüperborea kohta kasutasid nad samuti sellist energiat, kuid nende tehnoloogia oli veelgi arenenum. Seetõttu usuvad mõned, et Atlantis ja hüperborea ei pruukinudki olla erinevad tsivilisatsioonid. Võimalik nad olid osa ühest globaalsest universumist. Tsivilisatsioon, mis eksisteeris iidsetel aegadel. Ja kui saabus suur katastroof, siis erinevates legendides kirjeldati lihtsalt sama õnnetust erineval viisil. Atlantises räägitakse sellest kui suurest üleujutusest ja linna uppumisest. Hüperboreas aga räägitakse sellest kui pooluste suurest muutumisest ja põhja jäätumisest. Aga võib-olla viitavad nad mõlemad lihtsalt ühe arenenud maailma langusele. Kui see nii on, siis kristallvõrgustikud ja salapärane tehnoloogia Arktika jää all on osa palju suuremast kadunud ajaloost.
ajalugu, kus inimene elas väidetavalt otseses ühenduses planeediga. Kuid kummalised lood hüperboreaalastest ei lõpe sellega, sest mõnede legendide järgi ei pidanud nad omavahel suhtlemiseks isegi rääkima. Hüperboreas oli telepaatia, mõttest mõttesse suhtlemine, täiesti tavaline, nagu ulmefilmides. Aga nende jaoks oli see lihtsalt tavaline suhtlusviis. Mõnede Kreeka allikate järgi oli hüperborealaste mõistus erakordselt selge. Ei olnud valesid, ei olnud pettust. Ja kui sellele mõelda, siis tundub võimatu valetada, kui teised kuulevad otse sinu mõtteid. See mõte ajab hulluks. Aga veelgi üllatavam on see, et mõned tänapäevased uuringud ajulainete sünkroniseerimise ja kvantpõimumise kohta näitavad, et inimeste mõistustel võib olla võimalik ühenduda täiesti ootamatul viisil. On tehtud katseid, mis näitavad sellist ühendust. Inimene suudab tunda teise inimese emotsioone isegi kaugelt. Teadus ei ole seda veel täielikult mõistnud. Aga see on piisav, et mõned inimesed küsiksid, mis siis, kui on olemas hüperborealaste võimeid, mida tänapäeva maailm alles nüüd uuesti avastab. Mõned nimetavad neid ka psifenomenideks. Need on võimed, mis on väidetavalt seotud teadvusega. Kujuta ette tsivilisatsiooni, kus kõigi inimeste kavatsused on läbipaistvad. Koht, kus rahu ei taga seadused, vaid inimeste enda teadvus. Mis siis, kui nende rahu ja ühtsus ei ole lihtsalt kultuuriline valik, vaid loomulik tulemus nende vaimsest ühendusest. Aga mida aeg edasi, seda sürreaalsemaks need lood muutuvad. Sest mõnede iidsete traditsioonide kohaselt ei piirdu hüperboreaalased ainult füüsilise kehaga. Väidetavalt suudavad nad rännata oma teaduse abil, nagu kehaväline kogemus. On lugusid šamaanidest, kes lähevad transsi, Tiibeti munkadest, kes kasutavad unenäojoogat. Ja isegi Egiptuses on olemas pasoli kontseptsioon. See on vaimu osa, mis suudab pärast surma rännata. Aga mõtle selle peale. Mis siis, kui hüperboreas on selline võime täiesti tavaline? Mis siis, kui terve tsivilisatsioon suudab oma kehast väljuda ja rännata ainult teaduse abil? Kui nii, siis on võimalik, et nad suudavad maailma ja isegi tähti jälgida ilma oma asukohast lahkumata. Ja siin tekib veel üks muret tekitav küsimus. Aga mis siis, kui mõned iidsed kaardid on nii täpsed sellepärast, et nende tegemiseks ei kasutatud laeva? Mis siis, kui kasutati hoopis meelt ennast? Mõned vandenõuteoreetikud on juba ammu küsinud, kuidas teadsid mõned vanad kaardid Antarktika kuju jää all? Sest peavoolu ajaloo järgi ei olnud tol ajal veel tehnoloogiat, millega seda näha. Seetõttu usuvad mõned, et võib-olla oli midagi kadunud. Levinud teadmised rännakutest, mida iidsetel tsivilisatsioonidel väidetavalt oli. Ja võib-olla oli ka hüperborea selle osa. Selles punktis hakkavad asjad, mida varem nimetati hallutsinatsioonideks või kujutlusvõimeks, äkitselt tunduma võimaliku kadunud teadmisena. Aga kõige radikaalsem väide hüperborealaste kohta ei lõpe sellega, sest mõnede lugude järgi ei kasutanud nad ainult telepaatiat. Nad suutsid väidetavalt ka mateeriat mõttejõuga manipuleerida. Jah, on olemas legende, mis väidavad, et nad suutsid liigutada suuri kive, luua energiat ja isegi ravida haavu ainult oma teaduse abil. Tundub võimatu. Kuid isegi kui see on vastuoluline, on kaasaegsel ajastul tehtud mõne psühhokineesi katsetused, mis väidetavalt näitasid väikest, kuid korduvat mõistuse mõju füüsilistele objektidele. See pole veel peavoolu teaduses aktsepteeritud, kuid sellest piisab, et vana küsimus taas ellu äratada. Kuidas ehitasid iidsed inimesed nii tohutuid ehitisi ajal, mil veel polnud kraanasid ega kaasaegseid masinaid? Kuidas nad suutsid liigutada 100 tonne kaaluvaid kive? Ja kuidas nad panid kivid nii tihedalt kokku, et isegi õhuke tera ei mahtunud vahele? Siiani on see paljudele inseneridele ja arheoloogidele mõistatus. Ning kas need kadunud hüperborealaste tehnikad võivad mõne arvates olla mõne sellise iidse teadmise allikaks. Sellegipoolest, kui tõesti on võimalik mõttejõuga ainet kontrollida, siis tähendab see, et hüperboreaalased ei olnud meistrid ainult lihtsate tööriistade kasutamises. Võimalik, et nad mõistsid reaalsust ennast viisil, milleni tänapäeva inimene veel ei küüni. On olemas teooriaid, mis väidavad, et nende templeid ei ehitatud lihtsalt toore jõu või primitiivsete masinatega. Selle asemel kasutasid nad väidetavalt resonantsi, vibratsioonide joondamist, teadust ja energiat. Nagu nad oleksid ühendanud oma mõistuse ja füüsilise maailma.
et luua asju, mis näivad võimatud. Ja mida rohkem uuritakse lugusid nende tsivilisatsiooni kohta, seda sürreaalsemaks muutub nende linnade välimus. Sest iidsete Kreeka kirjanike sõnul ei olnud hiperboreaalaste linnad lihtsalt kivihunnikud. See oli justkui üks hiiglaslik püha kujundus. Nende templid olid väidetavalt joondatud tähtede ja tähtkujude liikumisega. Esmapilgul tundub see nagu liialdatud lugu, aga kui sa vaatad teisi iidseid ehitisi maailmas, märkad sa kummalist mustrit. Näiteks Giza püramiidikompleksi püramiidid olevat joondatud Orioni tähtkujuga. Samal ajal on Teotihuacani paigutus sarnane linnuteega ja siin tekib üks muret tekitav võimalus. Aga mis siis, kui need erinevad tsivilisatsioonid kasutasid lihtsalt üht ja sama vana plaani? Ja mis siis, kui see plaan tärines Hyperboreast? Asi muutus veelgi salapärasemaks, kui mõned lood kirjeldasid Hyperborea arhitektuuri kui midagi, mis justkui helendab. Legendide kohaselt olid mõned nende templid valmistatud kristallitaolistest kividest. Need kivid pidid suutma energiat juhtida. Kujuta ette terve linn nagu tohutu häälestushark, mis on sünkroonis maa magnetläljaga. Ja isegi tänapäeval on mõned iidsed ehitised endiselt mõistatuslikud. Nagu näiteks Baalbeki tohutud vundamendikivid, Machu Picchu maavärina kindlad seinad või Göbekli tepe joondatud sambad, mis arvatakse olevat üle 12 000 aasta vanad. Need paigad asuvad maailmas üksteisest kaugel, kuid nende geomeetrias ja disaini põhimõtetes on sarnasusi. Ja mõne uurija arvates ei ole see lihtsalt juhus, kuid Hyperborea müsteerium ei piirdu ainult arhitektuuriga. On veel mõned. Neil olevat pühad paigad, mis toimivad väravatena erinevate maailmade vahel. Jah, on uskumusi, et nende templid ehitati just nimelt kohtadesse, kus maa magnetenergia on kõige tugevam. Kaasaegses teaduses võid neid nimetada anomaaliateks või geomagnetilisteks kuumkohtadeks. Kuid iidsete inimeste jaoks ei olnud need tavalised paigad. Nende jaoks olid need portaalid. Ja üllatav on see, et sama mustrit võib näha ka erinevates tsivilisatsioonides. Delfi oraakel ehitati väidetavalt suurele lõhele maapinnas. Mesoameerikas asuvad püramiidid samuti magnetiliste sõlmpunktide peal. Ja isegi mõned kloostrid Tiibetis ehitati väidetavalt leijoonte ristumiskohtadesse. Seetõttu küsivad mõned uurijad nüüd, mis siis, kui nende paikade sarnasus on jälg ühest kadunud teadmisest. Ja mis siis, kui see teadmine pärines Hyperboreast? Kuid Hyperborea ei jätnud maha ainult arhitektuuri ja tehnoloogia mõistatusi. Asi veelgi kummalisemaks läheb jutt, kui räägitakse nende vaimsusest. Kreeka ajaloolaste sõnul oli Hyperborea maa, kus valitses peaaegu lõputu valgus. See oli paik, kus päev ei paistnud kunagi lõppevat. Esmapilgul tundub see jälle võimatu, aga nüüd teame, et maailma kõige põhjapoolsemates piirkondades on tõesti aegu, mil päike peaaegu ei looju. Vana ja rändurite jaoks tundus see kindlasti pühapaigana, aga lugude järgi ei elanud hüperboreaalased lihtsalt kesköise päikese all. Väidetavalt nad kummardasid seda. Väidetavalt olid neil festivalid, mis kestsid mitu kuud ja olid kooskõlas taeva liikumise ja taevakehade tsüklitega. Mõned teadlased usuvad isegi, et kogu nende kalendrisüsteem põhines päikeserütmidel. See tähendab, et nende jaoks ei määranud aega kell, vaid kosmos ise. Kujuta ette tsivilisatsioon, mille elu ei kulgenud, mitte töö või ajakava järgi, vaid tähtede, päikese ja universumi liikumise järgi. Ja võib-olla just see oligi põhjus, miks neid tol ajal peeti jumalatele lähedasemaks. On veel neid, kes usuvad, et nad ei kummardanud lihtsalt päikest. Selle asemel olid nad justkui ühenduses selle energiaga. Ja siin tekib veel üks hullumeelne küsimus. Mis siis, kui just nende ühendus valgusega oli põhjuseks, miks nende elu oli väidetavalt nii pikk? Sest iidsete tekstide järgi polnud Hyperboreas peaaegu üldse haigusi, vananemist ega sõdu. Neid kirjeldati kui rahumeelset ühiskonda, mida ei neelanud vägivald, mis hävitas teisi tsivilisatsioone. Aga kuidas see võimalik oli? On mõned teooriad, mis ütlevad, et nende tehnoloogia võis olla nii arenenud, et neil polnud ressurssidest puudust. Ja kui pole suurt vaesust ega puudust,
siis on ka vähem põhjuseid konfliktideks ja sõdadeks. Teised usuvad, et nende vaimne treening oli põhjuseks, miks nad suutsid oma ego ja tugevat konkurentsi kontrolli all hoida. Mõnede Kreeka allikate järgi ei hoidunud hüperboreaalased lihtsalt sõjast kõrvale. Väidetavalt kiirgasid nad välja teatud harmooniat, mis mõjutas isegi naaberpiirkondi. Seetõttu küsivad mõned, mis võis olla selle rahu allikas? Ja võib-olla on see ka põhjus, miks Apollon, tervendamise ja ennustamise jumal, valib talveks nende juurde jäämise. Kaasaegsel ajal tundub sõjata ühiskonda uskuda peaaegu võimatu. Aga mis siis, kui see on ainult näiliselt võimatu? Sest inimene on juba ammu unustanud, et kunagi oli see tegelikult võimalik. Aga kõigist lugudest hüperborealaste kohta oli üks kõige üllatavamaid see, kui pikalt nad väidetavalt elasid. On mõned allikad, mis väidavad, et nad elasid 100 aastaid peaaegu üldse vananemata. Võib-olla oli see lihtsalt nende keskkonna mõju. Puhas õhk, loomulikud tingimused. Ja kui siin on midagi veel sügavamat, siis mõned iidsed müstikud usuvad, et teadusel endal on mõju keha vananemisele. Ja mõnede teooriate kohaselt võisid hüperboreaalased olla omandanud viisi, kuidas aeglustada bioloogilist lagunemist, mõistuse ja vaimse distsipliini abil. Mõnes tekstis kirjeldatakse neid kui vanadusest ja haigustest vabu. Ja mis veelgi kummalisem, väidetavalt surevad nad ainult siis, kui nad ise otsustavad maailmast lahkuda. Nad ei vaata surma kui tragöödiat. Selle asemel peavad nad seda teadlikuks üleminekuks kõrgemasse eksistentsi dimensiooni. Seetõttu näevad nad surma mitte hirmu, vaid pigem aktsepteerimise ja teekonnana. Nüüd mõtle selle peale. Mis siis, kui vananemine, mida me praegu normaalseks peame, ei olegi tegelikult loomulik. Mis siis, kui see on lihtsalt ammu inimkonnale kaduma läinud teadmiste sümptom? Asja jooksul sai kreeklastele üha selgemaks, et nende jaoks ei olnud hüperborea lihtsalt tavaline müüt. Nad uskusid, et sellel oli otsene mõju Kreeka kultuurile ja uskumustele endile. Igal aastal saadeti väidetavalt pühasid ohvriande hüperboreast Delfisse, mis oli Vana-Kreeka vaimne keskus. Ja nagu me varem mainisime, naasis Apollon ise väidetavalt igal talvel hüperboreasse. Seetõttu oli tollaste kreeklaste jaoks võimatu lahutada oma religiooni sellest salapärasest põhja pool asuvast maast. Kuid mida võimsamaks muutus hüperborea lugu, seda kurvemaks muutus ka selle lõpp. Kujuta ette, üks imeline tsivilisatsioon, paradiis täis valgust, rahu ja arenenud teadmisi. Ja siis ühel päeval neelas selle jää endasse. Legendide järgi oli hüperborea igavese kevademaa. Aga mõnede geoloogiliste tõendite kohaselt toimus maapoolustel kunagi suur muutus. Ja sellised pooluste nihked suudavad muuta kogu planeedi kliimat. Mõned teadlased tunnistavad nüüd, et maa magnetpoolused on minevikus mitu korda muutunud. Ja iga kord, kui see juhtub, on sellel tugev mõju ilmale ja inimeste elamiskõlblikkusele erinevates piirkondades. Seetõttu küsivad mõned inimesed, mis siis, kui hüperborea langus polnud aeglane hääbumine? Mis siis, kui see oli väga kiire katastroof? Üks omamoodi kiire külmumise sündmus, mis suudab kogu piirkonna väga lühikese ajaga külmaks muuta. Ja mõned teadlased toovad selle näiteks Siberi mammuteid, sest mõned mammutid leiti nii, et nende kõhus oli veel seedimata toit. Justkui oleksid nad äkitselt surnud, enne kui jõudsid reageerida. Nii et nüüd küsivad mõned ka, mis siis, kui sama juhtus ka hüperboreaalastega. Mis siis, kui nad ei kadunud järk-järgult, vaid sõna otseses mõttes pühiti mõne päevaga maa pealt minema. Aga siiani pole ikka veel täpset vastust, mis oli tegelikult nende kadumise põhjus. On mõned ajaloolased ja teadlased, kes usuvad, et see polnud lihtsalt tavaline jäätumine. Võimalik, et toimus hoopis suurem katastroof. Erinevates iidsetes legendides üle kogu maailma kordub ikka ja jälle suur veelugu. On ka lugusid ränkadest maavärinatest, taevasest langevast tulest ja pohututest üleujutustest, mis hävitasid tsivilisatsioone. Isegi Platon seostas Atlantise langust suure üleujutusega. Seetõttu küsivad mõned, mis siis, kui hüperboreaga juhtus sama? On ka teisi uurijaid, kes usuvad, et võimalik, et maa kliimat mõjutas tollal komeedi kokkupõrge või tugev päikesepurse. Ja üllatav on see, et sarnaseid lugusid leidub ka erinevates kultuurides. Põhjala mütoloogias on Ragnarök, maailma lõpp, kus tuli ja jää neelavad kõik.
mõnedes põlisameeriklaste legendides räägitakse Skystone'idest, mis põhjustasid väidetavalt tohutu üleujutuse. Ja kuna Hyperborea asus väidetavalt maapiirkonnas, mis oli ühendatud magnetpoolustega, on võimalik, et just nemad said esimesena pihta mis tahes kosmilise katastroofi poolt. Ja siit tulebki mängu üks hirmutav idee. Mis siis, kui hoolimata nende arenenud tsivilisatsioonist, ei suutnud nad ikkagi ellu jääda? Takistada taeva jõudu. Lugu näitab justkui seda, et isegi kõige arenenumal tsivilisatsioonil on piirid universumi jõudude vastu. Aga siin on legendi kõige erilisem osa. Väidetavalt ei kadunud hüperboreaalased täielikult. Mõne loo järgi rändasid nad lõunasse. Kreekast kuni Indiani on legende põhjast pärit valgustatud õpetajatest, kes tõid kaasa põllumajanduse, astronoomia ja vaimse tarkuse. Ja kui arheoloogid uurisid mõningaid iidseid tsivilisatsioone Euraasias, märkasid nad midagi kummalist. Tundus, et arenenud teadmised ilmusid erinevatesse kohtadesse äkitselt. Liiga kiiresti, liiga üheaegselt. Ja mõne jaoks ei tundunud see lihtsalt juhusena. Seetõttu on see küsimus tänaseni elus. Kas Hyperborea tõesti hävis täielikult või hajusid selle ellu jäänud inimesed laiali ja peitsid end järgmiste impeeriumite tõusu varjus ajaloos? Seetõttu on osa nende teadmistest siiani elus, ilma et me sellest arugi saaksime. Kui sulle see video meeldis, ära unusta panna laiki ja tellida kanalit, et näha veel rohkem müsteeriume, kadunud tsivilisatsioone ja iidse maailma saladusi. Ja nagu me alati ütleme, hoidke oma meel avatud, teie otsustate, kas see on tõsi või mitte.